Töid oli see aasta vähe ja kahjuks ka ühtegi sellist tööd ei olnud, mida oleks tahtnud premeerida. Meile jäi Sõelale 3 paremat tööd. Ja kui me veel edasi arutasime, siis jäi Sõelale tegelikult 1 töö, millel me nägime sellist tõsist potentsiaali ja sellist sotsiaalselt tundlikku pildikeelt, aga kahjuks see seeria oli üsna toimetamata ja oma lõplikust kujust väga kaugel. Et kindlasti motiveerime seda fotograafiseeriat jätkama ja esitama järgmisel aastal uuesti. Sel aastal on mulje niisugune, et on väga palju materjali ja see materjal on lõpuni viimistlemata. Ühesõnaga autoritel puudub nagu oma läbiv kontseptsioon ja teine, mida võiks öelda, et loo jutustamise oskus piltide kaudu jätab soovida. Üksikuid pilte on väga häid, väga tundlikke, aga just see loo kui terviku loomise oskus. Aga see kuidagi paneb õlgu kehitama, kui autor ei viitsi isegi 4 kaadrist ühte valida, rääkimata sellest, et lool oleks algus, arendus, pöördepunkt ja lõpp. Et sellepärast me kollektiivselt sellel aastal otsustasime Kalju Suure preemiat mitte välja anda. Fotoloo žanr on tohutult keeruline, et seda me siin žüriis ka selles veendusime tegelikult, et see on väga nõudlik ja väga mingis mõttes ka karm žanr, et väga palju esitati selliseid pooleli olevaid töid, et julgustaks kriitilisemalt oma töid üle vaatama, tegema head valikut, et mitte jätma asi siis kas kiirustamise tõttu või oskamatuse tõttu lihtsalt pooleli ja esitama selline pooleli töö või seeria. Et Eestis on tohutult palju teemasid, kuigi meil on väike riik, et ma ei tea, kas fotograafid ei esitanud neid või siis nad ei märka neid teemasid, et need olid tegelikult katmata, nii et ootaks sellist julgemat lähenemist teemadele ja aktiivsemat osavõttu.